Tere ka minu poolt. Et vanemad jah, panid mulle nimeks Jaan Väli. Ise ma ennast mingisuguse tiitliga pärjaks. Aga mis puudutab energeetikat, siis energia on huvitanud mind jah, terve elu. Ma olen ka töötanud üle 20 aasta elektrivaldkonnas, aga samas ma tean, et kui sa pistiku paned seina ja kuskil mingi valgus põlema läheb või mingi mootor käima hakkab või sa sukavardad selles suhtes siin torkad, siis see ei ole veel kõik, mida see sisaldab. Ja ma ei pretendeeri selles suhtes siin füüsikute ümberlükkamisele ega ka mingi teaduskraadile. Ma lihtsalt räägin asjadest nii, nagu mina seda näen ja nagu mina seda tunnetan. Et kui küsida minu käest, et mis üldse on energia, siis ma ütlen, kõik on energia, absoluutselt kõik. Et kogu mateeria on energia, inimese mõtted on energia, inimese emotsioonid on energia, kõik need on erinevad energiavormid ja kõik energiavormid omavad omakorda sagedust. Ja see sagedus on väga pikk teema omakorda, et sagedusega me saame ennast tervendada, sagedusega me saame ennast haigeks teha ja sagedusega saab muuta füüsilisi struktuure. See on väga põnev, aga see ei ole nagu tänase jutu teema. Et läheme siis nii-öelda maisema elektri peale üle. Et nagu me kõik teame, siis energiat toodetakse meil põhiliselt fossiilsetest kütustest. Seda on juba tehtud väga pikka aega, aga ma ei ole sellega nõus, et see peaks olema jätkusuutlik. Tegelikult tehnoloogiad, alternatiivtehnoloogiad on olemas ammu juba, neid on kasutatud, ütleme tegelikult aastasadu juba. Aga seda, ütleme, puhast energiat ei lasta väga teha, sellepärast, et seda, kuna kõik algab energiast, siis seda tahetakse väga jõuliselt kontrollida. Ja need inimesed, kes on tulnud alternatiivenergiaga, ütleme siis avalikkuse ette, need siis kas hirmutatakse ära või kõrvaldatakse ära ja midagi taolist. Et me ka siin ise selles suhtes mõningate asjadega tegeleme ja katsetame ja paljud teevad seda, et nad lähevad patendiametisse. Me seda ei taha nagu teha, sellepärast, et põhimõtteliselt tähendab seda, et tõstab punase lipu üles, et näeb, avastame üks aeg, et ole vead, tulge nüüd laske nüüd maha või tehke midagi meie peaks seda, et see jälle taaskord ära nõuda. Ja need erinevad alternatiive on olemas siin magneetika baasil, mida te kindlasti väga palju olete kuulnud juba, vee baasil, päikesest, õhust, tuulest olete kuulnud. Ja sellega me peame vaikselt selles suhtes siis tegeleme nii-öelda nokitsema. Oleme praegu suhteliselt algusjärgus. Tänan Veiko sind, et sa meid selles projektis natukene toetad, mis on meile suureks abiks. Et me omal ajal otsisime investoreid ja investoritele kippus olema selline lugu, et kõik ütlesid, et aga ole hea, palun too mulle 100% töötav prototüüp siia, on see käima ja näita mulle, siis me hakkame investeerima. Kui mul oleks selles suhtes 100% töötav prototüüp siia laua peale tuua, ma ei tuleks sellest küsima midagi. Mul ei oleks mõtet, sellepärast, et alati prototüüpide väljatöötamine on kõige aega nõudvam ja kulukam teekond. Otseselt väga sügavalt detailidesse nüüd ei lasku, aga käimas on siis mõttes praegu kolm erinevat energeetika vormi, mida me tahame siis ellu viia siin. Energiajäävusseadus ütleb, et sa ei saa selles suhtes rohkem energiat kätte saada, kui sa selle sisse on. Ma ei ole sellega päris nõus. Ma olen küll nõus sellega, et ei ole olemas priimenergiat.
Aga see tähendab seda, et kui me võtame mingisuguse energiavormi, suuname selle mingist teatud seadmesse ja me saame sealt näiteks elektrienergiat 10 korda rohkem kätte ja 20 korda see oma tähtsust, et tegemist on alati muundamisega. Ja see ülejäänud kompenseeritud osa tuleb tegelikult mujalt, mis on olemas universumis. Universumis on olemas kõik, siin ei ole piire, siin ei ole piiranguid. Ja me alati lihtsalt muudame tingimusi. Et ma toon siit ühe lihtsa näite, et koolis on õpetatud, kui sa võtad purjepaadi, paned purje sinna ilusti ette ja paned siia taha ventilaatori, paned seda nüüd suure hooga tööle ja hakkad ventilaatoriga purjes selles suhtes tuult puhuma, et siis paat liikuma jätta. See peab paika, see jutt on täiesti õige, jah. Ja rohkem meile ei räägita, see on kõik, see ei ole vale. Aga kui me muudame tingimusi, alati on küsimus tingimuste muutmises. Me lihtsalt keerame selle õhuvõtu mitte otse tagant, vaid keerame selle näiteks 90 kraadi, võtame selle õhu külje pealt, mitte otse tagant. See purjevab hakkab. Ja see on üks väikene tingimuste muutmine. Ja neid tingimusi on hästi palju, mida meile vist ei räägita. Ja alati ei ole ka õige see, mis on räägitud, sellepärast meile meeldib asja katsetada. Samamoodi ka arvutused, et kui sulle midagi öeldakse, ma võin seda uskuda, kui sa mängid seda ise läbi, siis tulemusi, mis saadakse, on tegelikult teised. Selles suhtes on see huvitav teekond. Ja selliste asjadega me siis vaikselt siin nokimegi ja tegeleme. Aga mõte on selles, et on lihtsalt valus vaadata, kuidas me hävitame selles suhtes selle energia tootmisega oma keskkonda praegu. Nii need bensiinimootorid, kütusemootorid, kõik see on, ja tegelikult ka päikesepaneelid, mida me tegelikult peame nagu puhtaks energiaks. Ja tegelikult nende päikesepaneelide tootmine on tohutu räni kaevandamine. Ja kui saab see 30 aastat, saab need läbi, siis need päikesepaneelid lõpetavad oma tootlikkuse ja siis tuleb neid utiliseerida. Aga nende utiliseerimine, need ei tohi lihtsalt loodusesse lisata, sest tegemist on väga kahjulike komponentidega. Ja see on tulemas aeg, et kus need siis lõpuks panna, mis nendega siis teha. Mõtlen märknud, mis nüüd vaatame. Ja veel rääkides sellest energeetikast, et miks seda siis ei anta inimeste kasutusse vaba energiat. Siin ei ole küsimus isegi mitte rahas. Et paljude asjadega meil hoitakse rahaliselt keti otsas, et sa kogu aeg maksad. Tegelikult on küsimus puhtalt kontrollis. Ja sellega väga lihtne kogu liiga kontrollida. Ma tegelikult ei tea, kui see asi on täiesti nagu vabaks kogu inimkonna jaoks saab, mis see kaasa toob. Aga me oleme teel sinna lihtsalt oma keskkonna hoidmise pealt. Ja üks sõber, kellega me neid koos asju teeme, ta on isiklikult pannud tööle automootori täiesti puhta vee pealt. See kõlab võib-olla jaburalt, aga nii see on. Me kõik teame, et vesi 100 kraadi juures läheb keema. Mis ta ka juhtub 200 kraadi juures? Lahvata. Täpselt samamoodi nagu diiselkütus või täpselt samamoodi nagu bensiin. Tõsi küll, seal natukene seda süütesüsteemi, tema süütamist selles suhtes tuleb muuta, tegemist on siis plasmaküünaldega, aga ta töötab. See on ära tõestatud, see on sama Eestis, sama inimese kodus. Ja neid erinevaid energeetikavorme on mitmeid. Aga minu ülesanne ehk siis kutsumus, mida ma tahan teha, ma tean, et terve Eesti on täis neid igal pool garaaži nurgas nokitsejaid, leiutajaid, kes kõik tegelevad millegile ja on avastanud suurepäraseid tulemusi. Minu ülesanne ongi siis mõte on see, et siis töötoas on need kontaktid olemas, kes selliste asjadega tegelevad, kes on teadlikud. Et need inimesed kokku tuua.
ja kõik need teadmised kokku panna ja siis saab teha koos midagi suurt. Nad ei peaks nokitsema oma ettevõttest, panema oma teadmised kokku. Rääkides veel siis energeetikast, siis inimeste poole pealt. Kõige võimsam ja tugevam energia loomulikult puhas siirast inimeste armastus. Ma tänan teid.